Eelmisel aastal, täpselt aasta tagasi, kui meil oli koosolek, oli meil liikmeid 980. Uusi liikmeid on sellel aastal lisandunud 15. Juhatus Tallinna Arstide Liidul on täpselt sama, nagu sai valitud 2023. aastal 8 aastaks. Üks on kollektiivne lepinguga kehtestatud miinimumtasu eriarsti ja tegemist ülikooli miinimumtasu. Me arutame seda, et piirkonnad üldse nagu ellu jäävad, sellepärast meie on siis lõunapoolkeral 14 erinevat liiki ja 2 nendest kasvavad Lõuna-Ameerikas, ülejäänud kõik siis Austraalia piirkonnas. Ja Austraalias on üks Araucaria liik, Pitilli Araucaria, kelle käbi on kera ja kujuga ja 20 sentimeetrise läbimõõduga. Et sellises käbis arenevad seemned on nagu väikesed pähklid ja on olnud siis ka põlisrahvastel tähtsaks toidupooliseks, et nad võivad meetri kõrgused, et neid on ka väga arvukalt erinevaid liike, et näiteks tiksoonia siin, erinevaid tiksooniaid juba on üle 600 liigi, aga kuna perekondi on veel ka see seal ees ei ole midagi, aga siin on nagu see. Praegu on siin siis väikest riiteks suuri haigusi teha. Tema noori lehti on põlisrahvad kasutanud toiduks, tõesti selline hästi meeldiva, natukene pähklisem. Seda varre ülemises otsas, seda punga sisu maitsta. Kuidas asju nimetada, võib-olla ka maailma üks harutasemaid puid, et selle okaspuu nimi on Bolenia.
ja veel eelmise sajandi lõpus arvati, et sellist puud enam ei ole, et see on välja surnud, teati pikkade lamedate okaste järgi, et sel ajal, kui dinosaurused elasid seal 150 ja rohkem miljonit aastat tagasi, sellised puud olid. Aga siis uuriti Austraalias ühte sügavat kuristikku ja leiti elusad volleemiad. Mõnedel puudel olid ka käbi ja neid ürgseid puid annab ka päris hästi vegetatiivselt oksatüpikestega paljendada, nii et juba aastal 2007 Austraalias näiteks savannides kasvades kuival perioodil on neil puidus selline veevaru, mis aitab neil hakkama saada ka selle aja, kui sademeid ei ole. Et no ta suguluses ei ole, aga ütleme, et Aafrikas on jamad meil viljad külge, et seal on banaania puhul selline ka vilju, aga mitte väga nuiakesi kuivatatakse, töödeldakse, saadakse see mõnus maitsevürks, mis marinaadide või magustoitude sisse käib. No kui ma päris botaaniliselt aus olen, siis see on üks veidi teine liik, aga õienupud näevad umbes samasugused välja. Ja selles mõttes, et seda me siin ei luba, tegelikult on lõitsanud ja ilmunud ka, aga see sinine eukalüpt, meil natukene ka tuleb ruunikat liiki ja digioilaste lehtedega näitasin see Valmimajas esimesi. Tema siin meie kasvuuri lammutab üldisel lehed varakevadel ja kahjuks ei ole kandnud. Ilmselt mitte, aga kuidagi vist mingisugune halb, kes on kenasti õitsanud ja vilju kandnud. Ja Vahemere ääres on arvukalt tammeliike, kelle lehed on pisut teistsugused kui meie harilik tamm, tõesti hästi tugevad, nagu sellised plekilised plekid. See siin on siis värvitamm, mis seal eespool oli ka. Ja see unaeloo siis tuli võtavad edasi eriliste roomade matsistamiseks ja võib-olla ka lõhnastamiseks, et tal on selline hea mõnus lõhn, et siin oli vilju ja viljad. Liikmes loomikas siis sageli puudel erinevad arengujärgud viljadest, õied ja võit on siin praegu näha natukene. Seal kannu põhjas on siis selline happeline seediv vedelik, mis lahundab putuka keha ära ja taim saab endale siis putuka arvelt lämmastikku, et paremini kasvada. Et neid on siin väga erinevaid, no näiteks Malaisias kasvab kuningkantaim, kelle kannukene võib olla selline 4-50 sentimeetri pikkune ja seal no ega ta ikka päriselt ei kõrveta, kui viitsida seda, hakkab miskit juhtuma. No siin on veel erinevaid siis analoogia. Lähemal looduslikult metsikuna kasvab, nime. Varasematel aegadel käinud, selle palju taga, väga suur kanaali kattu valmis, 90 aasta vanu, seda siis aastat tagasi kahjuks. Väiksemana
kasvavad oma kodumaal siis kõrgeks ja sirgetüveliseks puuks, aga see kääbuspall kodumaal ka kõrgemaks ei kasva. Ja siis üks taktipalmide esimene taktipalm on 14 erinevat liigi ja see tavataktipalm häid taktipalmi saadakse vahejuht taktipalmid, kelle lehed on sellised püsti ja eks siin sõltub ka temperatuuriga, see võib väikestest, kui on hommikul vastetud ja päike paistab, siis on selline. Ja no erinevad vihmametsa taimed, siin eespool on siis India kant üleval, või siis hoopis teistpoolt on siin India Verbia pikkade rääkidega, keda rahvas kutsutakse kellalilleks, kuna tema pikk või siis tuule käes, mis edasi väikesed viljakobarad jäävad ja reidele alla kasvanud tähtis maksand ja suur loom, et tema võis natukene meenutada miskrit, joku on, aga kala ei ole seal. Nagu sinu jões, nii et on eesti keeles kruvipuu erinevates keeltes või mis iganes võidakse öelda küll igate moodi, ma üldse ei garanteeri. Need huvitavad ühtedad, mida kasvavad liikuvad piirkonnas veel on vilja just jah. Sellised vähem. Paanilises mõttes, et ta on nagu kasvanud väikesest viljast. See tõttu on kindlasti avanes viljast, kus on meil ka vahel
ühel hetkel jah, ja selles mõttes mul on olnud ja selles mõttes, et kukuvad täiesti ära, see ei tohi, ka siin vaatan vesi sees. et meil neid kõnnimisi päris, nad on nagu sellepärast omapärased, et kui see õitsemine on ära olnud, et siis ta hakkabki õhkesti kastetakse, et ta tõesti ühes nädalast kätte teha ja meil lihtsalt tulevad enam. võtma Et ainult talvid ja õhmad. aga ilmselt ruumis siis ei õnnestu selle taime seda. Hea istuda. Tegelikult kasvavad puude võrades, nad on pealistaimed ehk kepipüüdid, et juured mullas kasvajaid on selges vähemuses, et enamus nendest siis vihmametsades või troopilistes metsades. Vihmametsas on juba maapinnal nii hämar, nii pime, et rohktaimed enamasti peavad siis leidma endale kasvukoha kusagil puuvõras, et vastavalt liigile siis kuidas kellelgi valguse nõudlus on. No näiteks üks sõnajalg, üks simal on siis meil ka siin selle üle peale kasvama peal. Siin polegi ikka vaja. Ja need, mis meil. Kollektsioonide jaotus ka, et siin näiteks nendel terrassipeenatel on kõik Eesti looduse taimed ja enamus Eesti looduse haruldased kaitsealused taimed tunneksid. Sinna tulevad meil suvelilled ja siis mõned sellised taimed, kes pikad varred kasvavad. Harilikult hüvilill ehk keisrikrooni, aga see on nüüd päris ja püsilill, kellel on siis seal varre tipus väga palju selliseid väikesi kellukaid ka tavalises peenas. Nõukogude perekond on 880 meil kuivavad küll lehed ära ja kevadel lähevad punaseks. No äkki on siis midagi. Võib-olla on kismata sellega, jah. Et aga siis on, siin on ühed lehed, mis kuuluvad albikannile.
et alpikanni liike on sageli peas ja miks ta nartsissiks on? Siis siiekelluka sees on erksamad värvid, pealtpoolt on nagu sellised hallimad, aga sees lehed arenevad juba sügisel ja praegu on siis meie loodukell õied puhkevad koos lumikellukestega ja augustis õitseb siis Euroopa alpid metsikuid nartsisse, kes kasvavad Hispaanias, Portugalis, nii madalad väikesed taimed, õie läbimõõt on seal, et päris paljud nartsissid ongi mägedes siis sellised hästi väikesed, et enamasti aegadest luuviljalisi, sõstrapõõsaid ja selline eesrindlik aiandustalu kasvatati ka muid tollal Eesti inimestele eksootilisi köögiviljataimi, oli olemas ka kasvuhoone, kus siis oli palju erinevaid taimi, et selline nagu aianduskeskus, et räägiti ka, et siis ümberkaudsetele taludele sellist eesrindlikku aiandus- ja põllundusvõtteid levitati väiksemalt. Aretatud üle 10 000 erinevaid ja et selles sordiliselt mitmekesisuses orientusega, et nende selliseks puuduseks on see, et kui on selline päikeseline ilm ja eriti kui ilms on vanemad, siis ta viskab selle ühelsormid ja erinevad sellised sordid igas aias olemas, et uuemad sordid on ka valgeid sama sordi rühma taimi, et sellised väga vastupidavad ja jõulised sordid. On siin, ma siin servas saan näidata ja need on sellised, mis üks siis näidis nendest madalatest klippidest, õied ka, need on siis Kesk-Aasiast sellised madalad sordid. Õied võivad olla päris mitme värvitooniga kirjud ja lehtede peal on sellised punased triibud, mis teevad nad siis ka huvitavaks, et igal sordil siis natukene selline oma värvi kamma. Jaa, väga uhke, tõesti.
pärast ei ole nii meeles üldse. nagu kurgipuuks nimetatud. Et see teravaleline magnoolia Lõuna-Eestis Põlvamaal pidi olema üks puu, kes on ligi 20 meetri kõrge. Magnoolia liigid Eestis ei kasva, lehtpuud, et õitegapuud, et on siis teada fossiilidest, et esimesi magnooliaid olemas juba 90 miljonit aastat tagasi. Puude hulgas see magnoolia, ta õie ehitab välja ja ja servalt natukene mägiaeda ka tutvustan. Või juba on kohe soov kodu poole minna. Nii, et mägiaed siis läbis meil tugeva uuenduse 5 aastat tagasi kodu poole minna. Nii, et mägiaed siis läbis meil tugeva uuenduse 5 aastat tagasi. Kaugidast pärinevad tained ja üldiselt vastas on Aasia erinevad selles mõttes, et kivirikud on eraldi sugukond kivirikulised, aga siis jänesekäpp ehk edelveis on asteraat, tähendab korvik. Sellised praad. Eriti on siis armastanud sellist kivitaime stiili tšehhid. Rahvabotaanikaaias, botaanikaaias ja seal erinevates aedades siis on juba päris kaua aega sellist omapärast aiastiili viljeletud, et olen seal näinud ka sellistest päris suurtest kivisammastest, kivinukkidest tehtud aedu.
ja selle mõte on ka natukene mitte ainult huvitav väljanägemine, on siis see, et mägedes taimed erinevatel liikidel erinevad vajadused kasvamiseks. Kes ei taha nii tugevat päikesevalgust, et ta oleks lõunapoolse päikese ees ka nagu varjatud. Või siis mõni teine liik, kes väga armastab seda lõunapäikest, istutatakse hoopiski siis selle kivinukast sinna lõunapäikese suunas. Et on võimalik tekitada siis sellised erinevaid kasvukohtasid. No meie kivinukad on siin tegelikult suhteliselt väikesed või madalad, kuigi lihtsalt on nad siis siia substraadi sisse istutatud, siin on erineva jämedusega substraadid siis kõige all ja kividest ainult nii-öelda siis selline jääpealne osa paistab välja, et see aia rajamine oli siin päris töömahukas, et nööride järgi iga taha kasvama seatakse taim nagu lemenda. Natukene sukulentsed või paksud karvased lehed, et vot Aafrika kannikeste sugulane ja suudab siin ka siis Pürenee taimena